Praegusel majanduslikult raskel ajal on väljas söömine muutumas peaaegu luksuseks, aga tudengitel tuleb selleks tihti kiire loengupäeva ajal siiski leida võimalus. Seame nüüd sammud Tallinna Ülikooli piirkonna erinevatesse toidukohtadesse, et leida tudengi jaoks kõige soodsam, maitsvam ja toitvam kõhutäis. Alustamegi siitsamast Astraariumi kohvikute tänavalt. Astraariumi kohvikus pakub süüa teenekas toitlustusettevõte Tampe. See on suurim ja rahvarohkeim ülikooli kohvikutest. Paljude erinevate roogadega lõunabufee on avatud 11-3. Sel ajal saavad tudengid tõsta taldrikule enda jaoks sobiva portsjoni, mis kassas ära kaalutakse. Proovime siis Astraariumi toitu. Sellest maksime 5,26, millest 50 senti oli selline maitsevee klaasike. Sealiha on täitsa õrn ja leib on tasuta. Väga hea restorani kvaliteet minu meelest. Aga nüüd, kui ma olen oma heine lõpetanud, siis lähme vaatame, mida arvavad ülejäänud külastajad. Ma olen pigem 99% ajast taimetoitlane ja ma saan siin kombineerida ja ma saan kaalupõhine, siis ma olen enda jaoks lahendanud selle, et ma võtan mitmest asjast natukene ja siis olen need kõik saanud maitsta ja järgmine kord ma juba tean, et see oli maitsev, see oli päris minu, et mulle sobib see vabadus. Mis teil siin lemmiktoidud on? Igasugused kastmed, mis tehakse kanaga, punase kapsasalat, kõik erinevad salatid ja muidugi aurutatud köögiviljad ka. Ma proovin igast erinevaid, aga kõik on siiamaani, mida ma proovin, olen siis tõesti maitsevad vahest. Kohvikut Oaas Terra esimesel korrusel haldab Tallinna Ülikooli üliõpilaskond. Selles pisemas ja hubasemas ruumis tuuakse tellitud portsjon lauda, nagu ehtsas restoranis. Valik on aga sama mitmekesine kui suuremas Astraariumis. Siin on siis kikerherne köögivilja riis koos porgandisalatiga. Selline tummine maitse ja pehmed, aga mitte liiga pehmed kikerherne. Siuke nagu maistuks vanaema laua taga. Selline soe köögilaua tunne. Tasuta saib on natukene kuivavõitud, aga maitsevõi on väga maitsev ja lisab huvitavat aktsenti siia. Nii maitsev. Ma nüüd lõpetan selle nautimise ja siis uurime, mida teised külastajad arvavad. See on optimaalne päevane lõuna, et on kiire ja vastuvõetav. Mulle meeldib, et see on hubane. Mulle meeldib, et siin on rahulik õhkkond, et Astramajas on veidi rohkem inimesi. Mis selle koha juures kõige rohkem meeldib? Vaalisuk hinna kvaliteedi suhe, et on korrekt toit ja hinnaga ja kuna ma ise liha ei söö näiteks, siis siin on hea, et on seda taimset valikut. Just väga head kodused toidud sellised. Nova majast leiame Oaasi noorema õe, kõige väiksema ülikooli kohvikutest. Menüüs on iga päev üks supp ja üks praad ning pärast kella 3 siin enam sooja toitu ei saa. Tegemist on ka ülikooli söögikohtadest kõige vaiksema nurgakesega, kus võib sageli nautida uhkes üksinduse seinestamist. Nova kohvikus pakutakse siis kanavarrast riisiga. Vesi on siin tasuta, mõnusa kodusa hapukoore tillikastmega. Hästi maitsestatud minu meelest. Minu lemmiksalat kõikidest kohtadest siiamaani. See marinaad on suurepärane parima maitse kombinatsiooniga nendest kõikidest, mis ma olen proovinud. Kui ma olen oma kõhu täis söönud, siis lähme räägime teiste külastajatega siin kohvikus. Kui sageli te käite siin kohvikus söömas? Praktiliselt iga päev. Olen rahul, muidugi käiks, aga oma majas ka muidugi olen lojaalne. Kas te teistes ülikooli söögikohtades ka käite? Olen käinud. Ja mille kõige parem on? Praegu ma ikka valin selle koha siin. Vanasõna ütleb, et tühi kott ei seisa püsti. Õnneks Tallinna Ülikooli tudengitel ei pea küll kott tühjaks jääma. Igal siin kandi söögikohal on omad austajad ja kindlasti rahakotti sisse ka päris auku need kohad ei põleta. Aga kõige soodsam variant on kindlasti ikkagi Kreutzwaldi Selver, kust saab saiakese paari euroga. Head isu!